Hei, oleme siis siin meie esimeses töökohas, mis on siis okste ja kivide korjamine põllu peal, mida oleme ka Eestis teinud ja töötame siin siis kolmekesi. Ja meie tööriist on siis ATV, käru ja ilmatu suured põllud. See siin on siis 44 hektarit, mis tuleb ära teha. Ja praegu meil on joppanud sellepärast, et päike ei ole kuum. Et täitsa nagu Eesti suvi, et kannatab olla küll ja suht tihti sajab vihma. Ja niimoodi me töötame. Müts. Selline hele särk, mis ei tõmbab päikest. ja Mari-Liis on isegi paksemalt riides, et tal on pikad püksid ka, aga mul on täna sellised suht shortsid, et saada natuke ka ülesse poole päikest, sest mul olid ennem pikad teksased ja põlvikud ja siis kalved on ära põlenud. Ja meie kolmas tiimiliige on siis Läri ja ta on siis Saksamaalt. Say something. Läni, not Läri. Läni. Fuck me. Läni. Ta on Saksamaalt pärit. Say something. Hey folks, greetings from Germany. Really nice guy. Ja, nii me siin töötame. Kuna siin ei ole levi, kuna me oleme väga karu perses, siis tuleb siin rääkida sellise asjaga. Hello, everybody there? Everyone. Yeah, go ahead. We are coming for lunch about 1 hour. Okay, no worries. Yeah. Ja nii see käibki. Ma saan näidata siis meie elukohta. Siin on siis kraanikauss, kus me siis peseme enda sokkidelt suurema mustuse maha ja kossidelt, et pesumesinat mitte rikkuda. Seal on duširuum, Läni on sees, ma ei hakka minema. Siin on WC. Läheb siit selline kummimatt meie ukseni. Joogipudelid on seal. Ütleme nii, et ega see midagi erilist siin ei ole. Siis sisse. Siin on tuba selline. Aircon ajast väga vana. Katki, ei tööta, sellepärast siin keegi ka ei ööbi. Selline. Siis siin on selline suur tuba, kus me oleme. Nii palju kui me oleme, aga kuna me teeme suht kaua tööd. Hommikul 6 õhtu 6 põhimõtteliselt võib nii öelda, siis tund aega võtab aega meil siin kuskil, et kõik saaksid pestud. Umbes 7 on söök valmis, lähme sööma, tund aega kuskil sööme, siis ajame juttu ka ja tuleme tagasi. Põhimõtteliselt lähemegi magama, et kuskil 8:39 juba enam-vähem kuradi norskame. Siin magab Läni ja siin magame siis meie. Öösel see töötab, kuna kont teeb suht rõvedat häält. Siin on meie meeletud asjad, aga jah. Nii me siis siin elamegi.
See on Austraalia! Oh no, what we have done? Kuna täna on väga vihmane päev ja siin lõunaaegu juba oli esimene suur vihm ja kogu põld oli vee all, aga me kuidagi veel tööd tegime, siis hakkas uuesti vihma sadama ja me jäime juba alguses kinni, aga kuna meil oli selline aga kuna meil on off-road pill, siis me saime nagu nelikuga ja aeglustega saime välja, aga siis meie saksa sõber Läni arvas, et lompidest ei ole mõtet läbi minna, et kõrval on ju kuiv, aga vaadake, mis juhtus. Et see algas juba palju varem, aga meil oli hoog sees ja me saime nagu päris kaugele. Aga nüüd me oleme jah kinni ja pill on suht kreenis ka. Aga jah, sellest läbi minna ei tahtnud, kuigi see oleks palju parem mõte olnud. Aga siin me oleme. Läni, do you want to say something? In Germany we have like really streets, so I'm not used to drive in the mud. Yeah. Maybe that's why. He has SUV ehk siis Toyota Tacoma ehk siis maastur, aga ainult tagaveoline. Nii et jah, siin me oleme ja ootame abi. Väiksed seiklused siin middle of nowhere. Andy, what do you think? What do you think about that? It's not too bad. Not too bad? I'll just have to go to the quad bike and get there's a strap in the front Yeah, of the quad. yeah. And I'll get that. Say hi to camera. He was wondering if you're gonna slap me. It wasn't my fault. Läni did it. Saime siis maasturi kätte. Andy tõmbas meid välja. Aga jah, suht kergelt tuli välja ja midagi hullu ja nagu nad ütlevad, no worries. Väike tõestus siis ka sellest, et ka Mari sõidab parempoolse rooliga. Siis ATV-ga sõidab praegu siis Läni ja sai meil siis tööpäev läbi, kell on 5:30 õhtul. Sai siis läbi meie 5. tööpäev. Ja sellega sai läbi ka kõige raskem põld. Praegu siis sõidame ATV-ga mööda põldu ja otsime kive. Võt niimoodi tuleb Austraalias siis kive korjata. Et põld on päris suur, mingi 52 hektarit. Kahe ATV-ga siis sõidame ringi. Jep, päris lebo. Täna on siis reede, meie viimane hommik. Palju teha ei ole. Võib-olla tuleb selline kerge päev, 6 tundi, 8 tundi, et jah, palju ei ole. Et selle tõttu meil veab. Aga see on meie viimane põld siis. Kuskil 54 hektarit peaks olema ja selles mõttes mega lebo põld, et ainult sõida edasi-tagasi ja siis oksi ja asju väga eriti ei ole, ainult seal lõpus siis on kivihunnikud laiali tõmmatud nagu ja siis need tuleb jälle tagasi nagu kokku loopida. Et
midagi rasket ei ole, et saab hakkama. Selliseid hunnikuid siis ehitame. Tundub väike hunnik, aga kerge pool tundi vähemalt on siia aega kulunud. Niimoodi me siis siin põllu peal sõidame. Me saaks istuda ka, aga me praegu ei taha, sellepärast et see kõik märg veel. Üks me niimoodi seisame siin. Mari annab gaasi. Ja mina siis vahetan käike. Mis on? Too ära! No? Niimoodi see töö meil siin käib. Praegu siis juba teist päeva, aga no, tunni aja pärast on see lõbu läbi. Kahju, aga samas hea. Läbi meie põld saigi. Põld jääb siis kuhugi sinna. Aga jah, läbi ta ongi. Ja nüüd me lähme tagasi majja ja vaatame, mis siis saab. 7 päeva jutti siis tegime kivi korjamist. Reedel tulime ja täna on ka reede. Võib-olla saame veel paar tundi tööd juurde, aga mitte väga palju. Seega jah, eks see näha ole. Aga pärast tänast siis suundume edasi Kunu Nurrasse, kus ootavad meid Siim ja Kersti. Ehk siis näha ole, mis saama hakkab. Oleme praegu siin maja ümbruses ja hakkasime siis tegema aiatöid ja siis omanik Andy leidis siis ühe sisaliku ja see sisalik on päris haruldane tegelikult. Praegu siis teeme aiatöid. See on koer Jessie.